Tere jälle! Täna võtame ette ühe suurima müsteeriumi üldse. Mis asi see teadvus tegelikult on? Kas see on, lihtsalt mingi keemia meie ajus või on see midagi palju enamat, midagi, mis on põimitud kogu universumi olemusse? Lähme uurime järele ja vaatame, kuhu see teekond meid välja viib. Ja alustame kohe täie pauguga otse paradoksi keskelt. See tsitaat siin pärineb inimeselt, kes on läbi elanud surmalähese kogemuse. Mõelge korraks sellele. Sa ei koge mitte ainult enda tundeid, vaid sa tunned kõike, mida tundsid teised inimesed sinu mälestustes. See on ju midagi, mis lööb täielikult kõikuma meie arusaama, et teadvus on kinni meie enda peas. Okei, aga mis see surmalähedane kogemus ehk NDE siis täpsemalt on? See on üks uskumatult sügav ja tihti elu täielikult muutev sündmus, mis leiab aset seal, elu ja surmapiiril. Inimesed, kelle süda on peatunud, kes on tehniliselt võttes kliiniliselt surnud, aga kes tuuakse tagasi ellu, nad räägivad täiesti uskumatud lugusid. Ja siin ongi see konkseks, kuidas saab teadvus üldse olemas olla, kui aju on justkui välja lülitatud? Ja mis on nende kogemuste juures täiesti rabab, on see, kui sarnased need lood on, ükskõik kus maailma otsas. Inimesed ei näe oma elu lihtsalt mingi filmina, ei, nad elavad selle uuesti läbi ja tunnevad isegi teiste inimeste emotsioone. See on nagu hetkeline ja täielik empaatia. Ja võib-olla kõige olulisem tulemus, pärast sellist asja kaob surmahirm lihtsalt ära. See kõik viitab just sellele, et teadvus peab olema midagi palju enamat kui lihtsalt ajutegevuse kõrvalprodukt. Aga kuidas me üldse jõudsime siia, kus me usume, et teadvus on ainult ajus? See mõtteviis on tegelikult ajaloo mõttes täiesti uus asi. Tuhandeid aastaid on inimkond mõelnud täpselt vastupidi. Niisiis, teeme väikese reisi ajas tagasi ja vaatame, kuidas see teadvuse ring aina väikesemaks ja väikesemaks tõmbus. Kujutage ette, vanasti arvati, et kogu kosmos on elus ja teadlik. Igal kivil, igal jõel, igal tähel oli oma teadvus. Isegi veel 17. sajandil ütles filosoof Montaigne, et loomad on kahtlemata teadlikud olendid. Aga siis tuli Descartes ja teatas, et loomad on lihtsalt masinad. Keerulised automaadid, aga ilma tunneteta. Ja hops, teadvuse ring tõmbus kokku ja mahtus ära ainult inimkonna ümber. Ja see ahenemine muudkui jätkus. Ja siin see on. Selle ahenemise viimane peatus. Need sõnad lausus Nobeli preemia laureaat Jacques Monod aastal 1970. See vaade, et me oleme lihtsalt juhuslikult tekkinud teadvusega olendid täiesti ükskõikses ja vaikivas kosmoses. See muutis teadvuse kingituse hoopis kosmilise üksinduse needuseks. Aga kas see on tõesti kogu lugu? Tänapäeval on toimumas justkui vaikne mäss selle üksildase maailmavaate vastu. Ja see vastupanu ei tule ainult iidsetest tarkustest, see tuleb meie enda sisetundest ja mis kõige üllatavam, teadusest endast. See on lugu sellest, kuidas me õpime uuesti maailma kuulama. Kõige paremini näeb seda erinevust selles, kuidas me metsa siseneme. Meie, moodsad inimesed, läheme metsa, räägime valjult, võtame seda kui ressurssi, mida saab kasutada, aga näiteks Kolumbia kogi indiaanlased, nemad jäävad seisma. Nad paluvad luba koha isandalt. Sest nende jaoks ei ole mets täis objekte, see on täis teadlikke olendeid. Nende jaoks on maailm vestlus. Ja see ongi nende sügav ja ausalt öeldes kainestav diagnoos meie tsivilisatsioonile. Teie ei kuule enam. Me oleme lihtsalt kaotanud võime tajuda maailma elava, hingava ja suhtleva tervikuna. Meie tehnoloogia on arenenud, aga meie taju, see on jäänud kurdiks. Aga mis siis, kui see kuulmine pole lihtsalt mingi ilus luuleline mütte? Mis siis, kui tippteadus, eriti just kvantfüüsika, on jõudmas täpselt samadele järeldustele? Lähme nüüd edasi ja vaatame, kuidas need pealtnäha erinevad maailmad omavahel kokku saavad. See on ikka täiesti päät pööritav tsitaat füüsike Philippe Gillemandilt. Tavaliselt me mõtleme ju, et teadvus tekib mateeriast, et aju loob mõistuse, aga kvantfüüsika vihjab millelegi täiesti vastupidisele. Et teadvus on see, mis on kõige alus ja mateeria on lihtsalt selle üks väljendusvorm. Umbes nagu vesi võib külmuda jääks, on teadvus külmunud mateeriaks. Okei, see kõlab keeruliselt, aga kuidas sellest siis aru saada? Üks kvantfüüsika suurkujusid, David Bohm, pakkus välja ühe väga ilusa analoogia, muusikaline emotsioon. Mõtle sellele, kui sa kuuled muusikat, mis sind tõeliselt liigutab. Sa ei kuule ju eraldiseisvaid noote, eks. Minevik, olevik ja tulevik, kõik sulab kokku ühte ainsasse võimsasse hetke. Ja täpselt selline ongi kvantreaalsuse olemus, kõik on üks ja lahutamatu tervik.
ja siit tulebki see pommuudis. Bohmi füüsika viitab sellele, et meie tunne, et oleme eraldiseisvad minad, on tegelikult illusioon. Kuskil sügaval tasandil oleme me kõik osa ühte ja samast teadvuse ookeanist ja see on idee, mis on hämmastavalt sarnane nii surmalähedaste kogemuste kui ka kogi-indialaste maailmapildiga. Aga okei, lähme nüüd veelgi konkreetsemaks. Kui teadus ja iidsed tarkused tunduvad liiga abstraktseks, siis see, mis nüüd tuleb, on midagi, mis toob idee teadlikust universumist otse meie kõrvade ette. See on lugu sellest, kuidas me õppisime kuulama looduse enda muusikat. See küsimus kõlab ju täiesti absurdselt, eks. Taimed ja muusika. Ja veel tervendav muusika. Pange nüüd ennast valmis, sest vastus sellele küsimusele on jah. Ja see, kuidas see kõik töötab, on lihtsalt hingamatev. See protsess ise on tegelikult üsna lihtne. Elektroodid mõõdavad taime sees toimuvaid pisikesi elektrilisi muutusi. Need signaalid muudetakse nootideks ja mängitakse süntesaatoril maha. Ja nüüd tuleb see maagiline osa. Taim kuuleb omaenda muusikat ja hakkab seda muutma. Ta loob reaalajas täiesti uusi meloodiaid. Ja see, mis on selgunud, on lihtsalt hämmastav. Taimed mitte ainult ei loo muusikat, vaid neil on ka eelistused. Näiteks mõnele meeldib harfiheli, aga trompeedi peale jäävad nad vait. Nad suudavad luua muusikat, mis paneb nad ise paremini kasvama või peletab eemale kahjureid. Ja mis on kõige uskumatum, on tõendeid, et nende muusika suudab tervendada teisi elusolendeid. Võtame ühe konkreetse ja uskumatu juhtumi ühes Šveitsi hobusekasvanduses. Vana champion hobune, keda ootas ravimatu veenipõletiku tõttu süst ja noor mära, kes oli piinavates kõhuvaludes. Mõlema boksi pandi sõnajalg, mis oli ühendatud süntesaatoriga. Ja tulemus? 6 aja pärast olid mõlemad hobused täiesti terved. Nad kuulasid muusikat, mille sõnajalg just neile lõi. Ja see tsitaat võtabki kogu meie tänase teekonna kokku, alustades surmalähedastest kogemustest ja jõudes kogi-indiaanlaste kulava maailmani, kvantfüüsika resonantsist taimede harmooniani, kõik märgid näitavad ühes suunas. Tundub, et universum ei olegi vaikne. Ta laulab. Niisiis, vaadake, kust me alustasime ja kuhu me oleme jõudnud. Me alustasime kitsast, piiratud vaatest, kus teadvus on kinni meie kolju sees ja oleme lõpetanud avara, laia pildiga teadvusest kui universumi fundamentaalsest omadusest, elavast, intelligentsest ja muusikaalisest. Ja ma jätangi teid selle küsimusega. Kui kogu universum on üks suur sümfoonia ja iga elusolend mängib selles oma nooti, siis võib-olla pole probleem üldse selles, et maailm on vaikne. Võib-olla on probleem selles, et meie oleme kuulmise ära unustanud. Ja võib-olla ongi suurim seiklus, mis meid ees ootab, lihtsalt uuesti kuulama õppimine. Aitäh, et kaasa mõtlesite!